mu lend oli 6:15 ehk siis 4:30 pidin ma olema juba lennujaamas. See tähendas seda, et ma pidin 3:30 ärkama. See tähendas seda, et ma ei söönud hommikust ja see viitas sellele, et ma olin nii unine, sest ma magasin kuskil, võib-olla alla 3 tunni, ma arvan, ma ei usu, et ma magasin täpselt 3 tundi. Ei, ma arvan, et 3 tundi, ma ei tea, midagi sellist. Ma olin lennuki peal, ma lendasin koos ühe teise vahetusõpilasega, ta on ka tore. Kui me lendasime Stockholmi, meil oli nagu ümberistumisega Stockholmis, siis ma ei tundnud nagu üldse mingist hirmu või mingit, ma ei tea, ma tundsin muidugi vabadust ausalt, et mul oli nagu nii tore ja vaba nagu vanemateta ja nagu nii iseseisev praegu siin Stockholmis, nüüd lendan sinna ja me lendasime üsna väikse lennukiga sinna ja see nagu veits rappus ja kõrvad läksid lukku, natuke valutasid, aga see oli okei, see polnud kõige hullem. Selle elas nagu normaalselt üle, see aeg läks üsna ruttu nagu ära, sest mina jutustasin temaga, enda vahetusõpilasega, tema minuga. Ja siis me läksime Stockholmi ja mul oli üks nagu mingisugune batoon või baar või nagu mingisugune healthy, ma ei tea isegi, mis see oli. Mu ema andis selle üks päev enne seda, ma ei tea, need pidid mingi hull healthy'd olema, ma ei tea, maitses kasvud rüvedalt, aga see tegelikult nagu aitas küll kõhtu veits, et selles suhtes mul on kõht ikka väga tühi. Ja siis, kui me jõudsime juba Stockholmi, ma sõin selle nagu lennuki peal ära. Stockholmis ma ostsin ühe banaani, see natuke ka aitas isegi ja siis me läksime Manchesteri lennu peale. Hästi palju suurem lennuk oli, hullult palju inimesi oli. See lend oli juba väga selline närviline minu jaoks, see on natuke hirmus, me sõitsime kuskil 2 tundi äkki. Ma võin ka valesti öelda, ma üldse ei mäleta, sellepärast, et vahepeal olid seal kellaajalised siis nagu vahetused, erinevused või mis iganes seda öeldakse. Ja ma juba ei saanud aru, palju me peame lendama või palju me ei pea lendama, aga me seisime tund aega nagu lennukis istusime sellepärast, et ma ei tea, kas me ootasime ühte meest, sest üks mees tuli ja siis me umbes 50 minuti pärast hakkasime nagu sõitma. Siis me jõudsime tund aega hiljem lennujaama ja seal ootas meid Francis, see oli minu siis nii-öelda inimene, kes siis oli ühe tablooniga, kus oli kirjutatud My Education, siis me leidsime ta, siis ta andis, me istuksime nagu kuskile sinna nii kaua ja seal oli veel üks vahetusõpilane. Ta nimi on Afro, ma ei ole kindel. Ja siis tal olid sellised oranžid, ta oli siuke ginger ja siis tal olid siiamaani juuksed, ta oli üsna tore ja ta oli Austraaliast. Nii et tema oskas hästi inglisega. Ta oli ka 16 ja ta läheb ka Lancasteris ja ta läheb minuga samasse kooli, aga ta läheb 12-ndasse, sellepärast ütles, et ei tea, miks ta läheb nii, aga umbes, et Austraalia õppesüsteemi järgi peaks ta nagu 12-ndasse minema. Ma olin nagu, oh my god, ma isegi ei tea, mis klassi ma lähen nagu, või mina arvasin, ma lähen 10-ndasse. Küsis nagu, mis klassi ma lähen, ma ütlesin, ma 10-ndasse, ta nagu, ma olen 12-ndasse. Me küsisime vanust, siis ma olin täiega nagu confused. Aga ühesõnaga, eks ma nagu näen, kuhu ma lähen. Võib-olla lähen ka 12-ndasse, võib-olla lähen 10-ndasse. Pole õrnaimagi, tahaks ikka nagu lihtsamasse minna. Ja siis me ootasime teisi vahetusõpilasi tund või tund, poolteist, aga see oli suht okei, me natuke rääkisime sellel ühel teisel eestlasel, kes läks ka vahetusõpilaseks, aga tema ei läinud Lancasterisse, ta läks natuke ülespoole, mingi C-tähega oli see nimi, ma ei mäleta. Tema juurde tuli ka veel vahetusõpilane, nad läksid koos sama perre, ehk siis nad olid kas, ma ei tea, roommate'id, siis tuli tema, ta oli Denmarkist, Taanist. Siis tuli üks Saksamaalt. Ühesõnaga, mul hakkab see aku otsa saama, aga point oli selles, et me ootasime kõik need vahetusõpilased ära juba ja see sakslane oli ka hästi tore ja kõik oskasid ikka üsna hästi inglise keelt. Üks tuli veel Taanist, selline, ta nimi oli vist Karoliine vist ja ta oli selline pikk ja brunett ja siuke, tal olid need trousersid täpselt, siis ma olin nagu, tal on need olemas. Ja tema läheb ka vist meie kooli, minu samasse kooli, aga ta läheb natukene kaugemal. Ja ta oli teiega nagu fancy ja elus ja tal läks nagu see üks kohver kaduma, tal oli 2 kohvrit, üks kohver kaalus 30 ja siis ma olin nagu, okei, kus on veel üks kohver, siis nagu, oh my god. Siis tal oli veel nagu käekott ka nagu, või see käsipagas, nii et ma olin nagu, vau, kui palju asju. Siis ta ütles, et seal need asjad, mis ta ära kadusid, olid nagu perele kingid ja mingi make-up ja ma olin nagu, vau, nii kahju. Aga
see selleks. Läksime sinna minibussi peale ja siis minibussi peale, issand jumal. Ja siis no siis me hakkasime sõitma ühesõnaga. Üks itaallane oli ka, teda me nägime ka nagu peaaegu kõige viimasena. Jah, kõik põhimõtteliselt. Ja me kõik nagu rohkem suhtlesime, küsisime üksteiselt küsimusi või rääkisime olukorra üle, et või midagi sellist, aga ta nagu ei rääkinud peaaegu üldse, ta ütles vist nagu võib-olla tere. Ja kui me küsisime, kus ta pärit on, siis ta ütles, et Itali. hästi naljakas, no tal oli nagu räige aktsent. Ta oli tegelikult hästi nagu good looking ja niimoodi, ta olid haigelt suured lokid ja siis ta olid üliägedad prillid ja ta oli ülistylish lihtsalt nagu, ta oli mingi käekell, ma ei tea, mis firma omas oli, aga nagu hullult nagu stiilikas, nagu ikka need vist itaallased on, ma arvan. Keegi niipea ju Coca-Cola tahaks ka. ühesõnaga, ta nagu ei rääkinud üldse, see on nagu veits kahju, ta oleks võinud ikka rääkida, aga võib-olla ta ei osanud, sellepärast et ta lihtsalt nagu hästi suur aktsent oli juures, et ja ilmselt oli tal kuidagi raske öelda seda või noh, ta oskas ilmselt võib-olla halvasti, võib-olla ta oskab hästi, ma ei tea, võib-olla tõsiselt, sest ta ei huvita, sellepärast tegelikult alguses ma arvasin, et lihtsalt üldse ei koti nagu, mida meie räägime või üldse ei koti need teised vahetused, sest ta oli lihtsalt nagu mingi, nagu ta oli need prillid ka peale vist, teda nagu sul ei kottinud, mis toimub, ja vaatasin seda ringi kogu aeg, vahepeal vaatas kellegi otsa ja nagu täiesti sai, aga võib-olla see oli lihtsalt sellepärast, et ta nagu noh, ei ole harjunud või ei oska nagu rääkida, no ma ka ei oska, aga nagu ma üritasin ikka kuidagi ennast väljendada kuidagigi. Ja siis olime siin minibossis, siis ta küsis, kus mina pärit olen, aga ta küsinud teistelt, see oli imelik või siis võib-olla ta sai aru nagu, kus teised on, ma ei tea, vahepeal tuli see võib-olla kõneks, aga nagu võib-olla minu nii-öelda sünnikoht ei ole nii-öelda siis kõneks tulnud ja siis ta küsis minult, kus ma olen, siis ma ütlesin, ma olen from Estonia ja siis ta oli nagu okei, umbes noh, ma ei tea. Aga noh, ma olin nagu seal väikses bussis nii-öelda, ma olin nagu teiega nagu hirmul juba, sellepärast, et ma sain aru, see bussijuht, tal oli ka mingi aktsent ja ta ei olnud päris inglane vist. Ja siis ta küsis, et te on ju teate, kes esimesena nagu maha läheb umbes, et see Francis on ju ütles teile ja siis ma olin nagu mingi. Ja siis teised olid ka nagu minu meelest ei öelnud, aga võib-olla mul läks nagu, ma ei tea. Ühesõnaga, ma ei tea, ma ei mäletaks midagi sellest, et tahaks meile midagi sellist öelda. Ja siis ma olin nagu veits paanikas, et ma ei tea, millal ma pean maha minema, aga õnneks mul oli screenshot enda aadressist nagu telefonist, nii et ma ruttu vaatasin seda ja siis üritasin mõelda, kuidas seda hääldatakse. Ja esimene tüdruk läks maha, siis läks teine tüdruk maha, siis läks kolmas tüdruk maha ja siis ma jäin koos selle itaallasega, siis itaallane.